Minu nimi on Helena Väljaste, mina olen oma erialalt psühholoog ning ühtlasi olen ka teadveloleku õpetaja ning motiveeriva intervjueerimise treener. Ning siin Rahvatervise Akadeemias õpetan ma sellist ala nagu motiveeriva intervjueerimise oskused. Motiveeriva intervjueerimise oskused on hästi tähtsad just selleks, et osata suhestuda oma klientidega ja nendega suhelda. Ehk et me õpime selle koolituse raames neid päris tavapäraseid suhtlemisvõtteid, mida me kasutame iga päev, aga me õpime neid teadlikult kasutama ja just selle nimel, et toetada inimest tema muutumise soovis. Ehk et motiveeriv intervjueerimine toimetab kahe põhilise kontseptsiooni juures. Üks on muutuse jutt ja teine samaks jäämise jutt. Ja kui inimene räägib muutuse juttu, ehk et seda, et miks ta soovib muutuda, kuidas ta võiks seda teha, ja siis ta ajapikku räägib ennast ise muutuma. Ja me õpime neid viise, et kuidas siis suunata inimest seda muutuse juttu rääkima ja me pehmendama tema samaks jäämisjuttu. Just selle nimel, et see muutus käitumiseks leiaks aset. Ja tavapäraselt head inimesed, kes üritavad nõustamisega alustada ja motiveeriva intervjueerimise oskuseid ei valda, nad reeglina teevad vastupidist asja. Suurest aitamise soovist nad tegelikult suunavad kliendi rääkima hoopiski samaks jäämise juttu ja sellest ei ole kasu, mitte kellelegi. Nii et need motiveeriva intervjueerimise alusoskused on hästi-hästi olulised ühele nõustajale. Ma olen siin Rahvatervise Akadeemias juba mitu aastat koolitanud ja näinud erinevaid õppijaid. Osad, kes on juba enesekindlamad ja teised, kes väristavad veel jalga. Ja kujuta ette, et kuidas nad päriselt hakkavad nõustama inimest. Ja minu kõige suurem rõõm on näha, siis kuidas koolituse lõppedes inimesed ütlevad, et jaa, mul on enesekindlust. Ma tean, mida mul tuleb teha ja ma tean, kuidas seda teha ning ma tean, et mul on vaja ennast arendada selles vallas. Ehk et see koolitus annab kõik need vahendid, võimalused kätte, et siis tõesti töös rakendada neid ja saadagi väga-väga heaks nõustajaks. Minu nägemusel see õpe sobib kõigile neile, kellele meeldib inimestega töötada, kellele meeldib nõustada, kes hoolivad tervisest. Võib-olla on juba olemas mingisugune tagaplaan, näiteks, et juba oled see treener või mingil muul moel oled nõustamas inimesi, aga võib-olla mitte, et sul on see kirg, sa soovid sinna areneda. Nii et minu meelest kõik, kes tunnevad ära, et see on midagi, mis kutsub mind, et nendele see võiks sobida.